tere tulemast taas! Täna vaatleme 2 olulist oskust, mis aitavad sul oma raha paremini hallata ja tulevikku kindlamaks muuta, säästmist ja investeerimist. Uurime, kuidas need erinevad ja kuidas leida tasakaal, mis töötab just sinu jaoks. Säästud vs investeeringud, mis vahe neil on? Kui säästud ja investeeringud tunduvad sulle sarnased, siis tea, et need täidavad täiesti erinevaid rolle sinu rahalises plaanis. Säästud. Raha, mille paned kõrvale tuleviku jaoks. Tavaliselt on see hoiukontol või muus turvalises kohas. Säästud on madala riskiga, kiirelt kättesaadavad ja sobivad lühiajaliste eesmärkide jaoks, näiteks puhkusereis või ootamatud kulutused. Miinus. Tulu on väike. Intressid ei kasva kiiremini kui inflatsioon. Investeeringud. Raha, mille paned kasvama läbi aktsiate, võlakirjade, kinnisvara või muude varade. Investeeringud pakuvad võimalust teenida kõrgemat kasumit, kuid nende risk on suurem, võid raha kaotada. Need sobivad pikaajaliste eesmärkide jaoks, näiteks pensioniks kogumine või suurema vara ostmine. Kokkuvõte, kui säästud on nagu turvavõrk, siis investeeringud on nagu lift, mis aitab kiiremini kõrgemale jõuda, kuid vahel võib lift ka raputada. Kuidas valida? Kui vajad turvalisust ja paindlikkust, vali säästud. Kui oled valmis riskima suurema kasumi nimel, vali investeeringud. Kuldreegel, alusta alati säästudest, enne kui hakkad investeerima, veendu, et sul on piisav turvapuhver ootamatusteks. Säästmisvahendid lihtne ja turvaline. Kui räägime säästmisest, siis siin on paar tööriista, mida võid kasutada. Hoiukontod. Väike, kuid stabiilne intress. Raha on alati kättesaadav. Ideaalne lühiajaliste eesmärkide jaoks. Hoiused. Kõrgemad intressimäärad, kuid raha on lukustatud kindlaks ajaks. Sobib keskmise tähtajaga eesmärkide jaoks, näiteks suure ostu planeerimine. Näpunäide, kui sul on raha, mida sa lähiajal ei vaja, kaalu hoiuste kasutamist, et teenida veidi kõrgemat tulu. Investeerimisvahendid, kasumi kasvatamine. Kui oled valmis astuma sammu edasi ja võtma veidi riski, siis investeerimine võib olla just see, mida otsid. Aktsiad. Ostes aktsiaid saad osa ettevõttest ja selle kasumist. Suure tulu võimalus, aga ka hinnakõikumised, see pole südamehaigetele. Võlakirjad. Stabiilsemad kui aktsiad. Sa laenad raha ettevõttele või valitsusele ja saad selle eest intressi. Sobib konservatiivsemale investorile. Investeerimisfondid. Koondavad paljude investorite raha ja hajutavad riske, paigutades raha erinevatesse varadesse. Vähem riskantne kui üksikute aktsiate ostmine, kuid tulu sõltub fondi tulemuslikkusest. Näpunäide algajale, kui investeerimine tundub keeruline, alusta väikeste summadega investeerimisfondidesse. Need on lihtsad ja turvalisemad kui üksikud aktsiad. Miks säästa ja investeerida korraga? Kujuta ette, et sinu rahaline tulevik on nagu maja ehitamine. Säästud on vundament. Need annavad stabiilsuse ja turvatunde, et sa ei kukuks läbi ootamatutes olukordades. Investeeringud on maja seinad ja katus. Need aitavad sinu rikkusel kasvada ja luua püsiva rahalise heaolu. Praktiline plaan. Alusta säästudega, kogu esmalt hädaabifond 3–6 kuu kulud. Kui vundament on paigas, hakka investeerima. Jaga oma vahendid vastavalt eesmärkidele ja riskitaluvusele. Kas oled valmis oma raha kasvama panema? Säästmine ja investeerimine ei ole vastandid, need on partnerid, mis töötavad käsikäes, et saaksid kindlustada nii tänase kui ka homse päeva. Kui oled oma eesmärgid paika pannud ja valinud sobivad vahendid, oled juba teel rahalise sõltumatuse poole. Järgmises tunnis räägime, kuidas investeeringutest rohkem teada saada ja milliseid vigu vältida. Seni aga tee esimene samm ja hakka oma rahaasju korrastama.